Ja meie saate viimane osa on, võiks öelda, et ood juustele. Me räägime väga mitmest, väga erinevat juuksega seotud teemadest, nii siis ilu poole pealt, kui ka, nagu me nüüd alustame, kõige sügavamalt ehk siis alates juuretasandist tegelikult ju. Just, ehk siis juuksejuure tasandist, kus on siis võimalik teada saada, mis organismis toimub, mis ainetest on puudus, näiteks alati on olulised oomega-rasvhapped, vesi kindlasti, erinevad toitained, vitamiinid. Juuksejuured näitavad isegi ära põletikku organismis. Ja kui mul on nüüd mingi probleem juustel, ma tulen siia teie juurde, uurime minu juukseid ja avastame, et mul on mingisugune siis viga vaja ära lahendada, siis teie pakute siin kohe ka vastuseid, kas siis mingeid massaaže või mingeid tooteid, protseduure? Jah, kindlasti. Et see siis sõltub juba sellest, pannakse vastavalt paika raviplaan, kas on siis tegemist seal peanaha probleemidega või on mure juuste väljalangemise puhul, et igale inimesele koostatakse temale spetsiaalne raviplaan. Siis kindlasti hõlmab endal tervislikku toitumist, kuna juuste kasvu põhi on terve meie organism ja alati saab alguse meil kõik soolestikust. Kui me räägime väljalangemisest, kas me räägime sellisest tavalisest laialt levinud pärilikust väljalangemisest või haigusega seotud? Et väga levinud on näiteks meestüüpi kiilanemine, et tihti mehed arvavad, et pealagi ongi loomulik, kui läheb vananedes paljaks, et tegelikult see niimoodi ei ole, et saab ka selle puhul alati ravi. Samas me oleme väga häid tulemusi juba saanud haigusliku juukse väljalangemise korral ehk alopeetsia korral. Ma tean, et teil on üks uus Eestis suisa ainulaadne uuring või raviprotseduur siin. Jah, see on siis PEMER magnetteraapia aparaat ja see siis paneb nüüd tööle inimese mikrovereringe, et 74% inimese organismis olevast vereringest on siis mikrovereringe ehk mikrokapillaarid ja kapillaarid. Et seda PEMER-i mikrovereringe aparaati kasutatakse profülaktika mõttes isegi näiteks juba mujal maailmas. On ta kasutusel tippsportlastel, kuna ta suurendab siis füüsilist vastupidavust ja eriti hea on teda veel kasutada näiteks traumade kiiremaks tervendamiseks, siis luud paranevad kiiremini. Aitab stressi puhul, aitab paremini siis toitained transportida kudedesse ja hapnikku. Ma tahtsin küsida, kuidas see juustega seotud on või miks ta üldse juustega seotud on? Kuna peanahas on meil mikrovereringe, ehk siis need kapillaarid, mis seal on, need on ime peenikesed ja läbimõõduga 0,001 millimeetrit, mis on väga peenikesed ja need on tihtipeale umbes. Ja selleks, et neid siis ilusasti lahti hoida, et jõuakski sinna kudedesse ja sealhulgas siis ka juuksekarva sipulani veri, mis siis transpordib sinna toitaineid ja hapnikku, selle jaoks on vaja need veresooned lahti hoida. Ja seda siis aitab teha see sama PEMER mikrovereringe aparaat. Kas seda peaks tegema kuurina või piisab ühest korrast? Kindlasti kuurina, siis soovituslik minimaalne kuur on 12–15 korda. Teil on lisaks siin sellisele süvateaduslikule tööle ju ka tegelikult tavaline juuksurisalong toimimas. Just. Ja meil on siis nüüd uudisena ka juuksevärvid inimestele, kellel on probleeme peanaha tundlikkusega, ehk siis allergeenivabad juuksevärvid. Et kindlasti soovitame inimestele, kellel on hästi tundlik peanahk, sellised nõrgad, murduvad juuksed ja kes ei kannata tavalisi juuksevärve. Ja ühel teist on võimalik võita endale juuksejuure uuring siinsamas Juusteakadeemias ning selleks te peate nimetama 3 asja, mida on võimalik siis juukse juurest välja lugeda ning kui teile praegu meelde ei jäänud, siis 3 ja rohkemgi veel asja leiate Juusteakadeemia kodulehelt ning neid ootame nagu ikka meie enda hooaja Facebooki lehele.